Mina olen Eeva Lomp ja räägin täna AutoCADist. Ja põhiliselt keskendun võib-olla AutoCAD 2026 versioonile, kuid seal hõlmab ka ühte-teist varasemat funktsiooni. Nii et vaatame, mis siis uues versioonis on sees ja mida on oodata siis uutest funktsioonidest. Ise olen siis AutoCADi kasutaja aastast juba 2014, nii et erinevaid versioone olen kasutanud ja üht-teist võib-olla oskan ka välja tuua. Esmalt mõned slaidid enne, kui tarkvara sisse süübime. AutoCAD 2026 on tunnustatud projekteerimis- ja insener-tarkvara. Selles ma usun ei kahtle mitte keegi. AutoCAD on esimene versioon on aastast 1982, mil siis ka Autodesk patenteeris DVG formaadi ja sealt maalt ütleme edasi on AutoCAD kui projekteerimistarkvara laialt levima saanud ja siiani väga laialt kasutuses just projekteerimise valdkonnas, erinevates valdkondades tegelikult nii ehitusarhitektuuris kui tööstustootmises kui ka erinevates variantides. Ja 2026. versiooni üks selline märksõna on siis, et see on kiireim AutoCAD senimaani. Ja oluliselt on siis jõudlus täienenud ja on siis ka mõned uued funktsioonid lisandunud. Autodesk on pühendunud loomaks siis kõige tõhusamat CAD tööriista turul. Olgugi, et juba varasemast ajast on päris palju häid funktsioone sinna sisse loodud ja ei ole nagu võib-olla võimalik lõpmatuseni uusi funktsioone välja mõelda, siis sellegi poolest tegeletakse ka tarkvara arendusega võimalikult suurel moel. Aga kui mainisin, et see Autodesk on öelnud, et see 2026 versioon on kiireim versioon senimaani, siis see tähendab, et nad on lubanud, et keskmiselt on siis 2D ja 3D faile võimalik avada kuni 11 korda kiiremini võrreldes siis 2025. versiooniga. Eks seal hakkab muidugi sõltuma paljugi ka mis serveritest ja kus kohast, mis arvuti enda võimekus, aga sellised on siis lubadused. Ja keskmiselt siis AutoCAD 2026 avaneb tarkvara ise siis esimesel klikil, nagu me teame, siis alati tarkvara võtab veidi kauem aega, et avada. Kui sa juba selle ühe korra arvutis avanud, siis ta avaneb kiiremini. Aga lubatakse praegu, et siis 4 korda kiiremini võiks ta nüüd siis avaneda. Siis räägime ühest põnevast teemast, mis on siin viimastel aegadel nii-öelda maid vallutamas, milleks on siis AI. Ka Autodesk kasutab AI-d ja vaatame, mis on siis AutoCAD-i AI võimekusega toimunud. On siis olemas mõned konkreetsed funktsioonid AutoCAD-i sees, mis kasutavad AI võimekust. Nii et tänu selle AI võimekusel on lisandunud siis funktsioon Search and Detect block, Search and Convert block, vabandust. Ja sellega siis saab kiiresti otsida oma joonisest sobivaid objekte, sobivat teksti või siis ka muuta teksti, et teisendada siis Autodeski AI abiga äsja määratletud ploki olemasoleva või siis ka hiljuti kasutatud ploki soovitatud eksemplarideks. Ehk et kui ta siin leiab joonisest üles plokid, elemendid, mis ei ole veel plokid, siis need on võimalik konverteerida vastavalt kasutaja eelistustele siis plokkideks. Teine AI poolt nii-öelda siis võimeldatud funktsioon on Detect ja Convert plokkideks. Ja see siis aitab parandada jooniste disaini tõhusust ja võimaldab parandada joonise selgust ning organiseeritust, ehk siis ta tuvastab objekte, mida saaks plokkideks teisendada. Nagu siin väikses videos ka ta näitab, et kui joonises on elemendid, mis
võiksid olla plokid, kuid veel ei ole, siis ta näitab neid sellise eraldi aknana ja võimaldab siis teatavat seadistusi kasutada selleks, et need muuta plokiks. Siis töömeeskonnas. Ikka ja jälle Autodesk räägib sellest, kuidas oleks hea hoida ühel platvormil oma joonised, et joonised ühest kohast kätte saada. Ja AutoCAD ei ole selles osas ka erandiks, nii et on täiustused AutoCAD-i siis kogemusele lauaarvutis, veebis või mobiilis. Nii et vaatame siis neid lähemalt. AutoCAD desktop lahendus on kõigile teada ja tuntud. See on kasutajapõhine tarkvara ja võimaldab siis 2D plaanilisi joonestusi, aga ka siis 3D moodul on AutoCAD-il sees ja kõike joonistada saab, mis pähe tuleb. Lisaks on olemas siis AutoCAD Mobile ehk et kui ollakse objektil, soovitakse jooniseid lahti võtta, TVG joonistest ma räägin siis, mitte PDF-idest praegu, siis märkuste lisamise tööriistad on ka mobiilist kättesaadavad ja infot on võimalik siis otse joonisele lisada. Teine asi on siis AutoCAD Web, mis on siis samuti TVG põhine koostöö ja selleks, et ligi pääseda siis TVG formaadile, ei ole vajalik alla laadida tarkvara, vaid saab seda kasutada veebis. Ehk et ligipääs siis põhilistele funktsioonidele. Seal saab joonestada, seal saab kihte vahetada, näha informatsiooni joonise kohta ja teha selliseid esmaseid või lihtsamaid tegevusi. Meeskondade vaheline koostöö TVG põhjal, et me ei ekspordi kogu seda infot PDF-iks, et seda välja saata oma meeskonnas, vaid siis, kui me kasutame AutoCAD veebi, siis see on võimalik erinevate osapoolte vahel TVG põhjal teha koostööd. Selline ta enam-vähem välja näeb, nagu siin ekraanil on näidatud ja siis on võimalik sisse logida enda kontoga aadressile web.autocad.com ja Autodesk ID-d on siis selleks tarvis. 30 päeva saab seda tasuta kasutada ja võib testida täitsa edukalt. AutoCAD mobiilis samamoodi lihtsamad funktsioonid on kättesaadavad, aga põhiline on see, et sul on võimalik avada siis TVG joonist oma telefonis. Ja AutoCAD-i portfoolios ja lõppu veel ka, et mis versioonid on olemas, on siis AutoCAD-i täisversioon, mis siis sisaldab erinevaid siis selliseid mooduleid, näiteks AutoCAD Architecture, AutoCAD Mechanical, vastavalt sellele siis sisaldavad seal valdkonnapõhised komponendid. AutoCAD LT on oma klassi parim tööriist, selle vastu keegi ei saa 2D jooniste tegemiseks, see on vajalik. Seal puudub siis 3D võimekus, nagu täisversioonil on 3D võimekus. AutoCAD LT on ainult 2D plaanilised jooniste koostamiseks. Ja siis AutoCAD Web, mis on selliste esmaste jooniste koostamise võimekusega, aga ka siis koostöövõimalused TVG põhjal. Ja vaatame siis tarkvara sisse. Mul on AutoCAD 2026 versioon siin lahti ja ega ta esmapilgul siin midagi uut ei ole, kui sa oled kasutanud 2025, siis sa vaatad, et avan oma tarkvara ja see näeb suhteliselt sarnane välja. Ja ega ei peagi olema nii, et ta muudaks nüüd kõik funktsioonide asukohad täitsa teistpidi pööratuks ja ma ei leia enam mitte midagi ülesse. Ma arvan, et see ei ole ka mõistlik. Siin on lihtsalt teatud täiustused, millest me natuke rääkisime, aga saame siis veel üle vaadata. Me vaatasime seal slaidi show ajal sellist funktsiooni nagu detect and convert ja siis search and convert. Ja tegemist on siis plokkide otsimise tööriistaga. Mul on siin üks fail lahti ja siin joonises ma siis kasutan sellist funktsiooni nagu detect and convert.
klikin selle lahti. Avaneb mulle siia eraldi aken, mis võimaldab mul siis hakata nagu tuvastama blokke. Ehk siis sa näed, siin on selline tech preview, see on nagu töös veel. Võtame korra uuesti. Detection in progress näitab mulle siin praegu, et vaatab seda joonist nii-öelda üle, et leida siis sobivaid elemente. See võib mõne hetke aega võtta. Ja kui otsing on nii-öelda lõpule viidud siin joonises, siis ta annab mulle sellise tulemuse, et antud joonises on näiteks sellist elementi 5 tükki. Klikin korraks siia peale, siis ta näitab mulle, et näed sellised elemendid ja neid nüüd on mul võimalik, kui ma siit läbi klikin 1, 2, 3, 4, 5, neid on mul võimalik nüüd siis konverteerida blokiks. Ma klikin siia convert. Võtab üks hetk. Ja avaneb mulle võimalus siis convert to block. Esimene võimalus on siin teha siis existing block, ehk et nii-öelda liitada mõnda olemasolevasse blokki, või teine variant siis new block, andes talle kõigepealt siis name the new block. Ma panen talle siia lihtsalt hetkel nimetuseks voodi. Ja siin ta just geometry center, eks ole, et mul baaspunkt võiks olla siis selle geomeetriline keskpunkt, et ma ei hakka seda muutma. Ja teine või allupoolses on siis võimalik määrata talle ka kiht, kuhu kihile see antud siis element võiks minna. No, ma võin siit praegu valida, et ta läheks siis mööbli kihile. Panen convert. Ja need blokid on siis, kui ma siin näen, üleval on kiht, mööbel. Lähen korraks välja siit. Teen selle voodi aktiivseks, näen, et siin on block reference, mis asub kihil mööbel. Ja selliselt siin on võimalik kõik need läbi klikkida. Need elemendid, eks ole, näiteks siin on need viited, mis siis, võtan siit läbi neid, mis siis näitavad meile seinatüüpe. Need ei ole hetkel blokid, võid võtta siit, et nad muutuksid blokkideks. Et ühesõnaga selle tööriista abil on võimalik meil lihtsustada tööd, natuke lihtsustada ka oma joonist. Ja siin new blokk. Mul on siin selline kiht, millele seda määrata. Tähised, konstruktsioonid. Ma panen ta praegu siis siia kihi peale. Nii, selline funktsioon siis on olemas siin. Nüüd ma korraks siis lülitan selle välja ja vaatame veel, mida siin täiustunud on. Activity Insights. See on ka selline hea tööriist, kui kasutatakse ühte ja sama joonist erinevate osapoolte poolt. Ja siia siis hakkab, ütleme, salvestama, mina olen üks kasutaja ja mul töökaaslane teine kasutaja, siis siia salvestuvad teatud tegevused. Mul ei ole siin rohkem praegu salvestamiseks midagi jätta, sest ma ise kasutan seda faili ainsana, aga kui ma siia peale klikin, siis ta annab mulle siia info antud tegevuse kohta siin allpoolses. Et see on täiustatud, see on tegelikult see uus funktsioon, see on juba varasematel versioonides olnud, kuid seda on nüüd täiustatud. Nii et kui sa jagad faili oma meeskonnas, siis Activity Insights abil, mis tuleb siit lahti, siis kui sa lähed View ja History Activity Insights, avad selle lahti, siis siia hakkab salvestuma nii-öelda tegevused, siis mis erinevad kasutajad on teinud. EL näitab siis, et see olen mina, kes ise siia tegi. Ma avasin joonise, salvestasin joonise, et ma siin suurt rohkem ei ole siin midagi nähtaval.
aga selline kui meeskonna koostöövahendiks on ta siis hea kasutada. Siis ma liigun ühte teise joonisesse praegu ja mul on siin ette valmistatud sellised, no need võiksid olla kas siis ruumimärgid või mingid töökohtade märgid erinevates kontoriruumis, eks ole, mitu töökohta sul on nummerdatult. Siis ma lihtsalt nende põhjal praegu näitan seda funktsiooni, milleks on search and convert ehk siis seesama AI põhjal loodud tööriist. Esmalt selleks, et midagi elementi otsima hakata, ma selekteerin ta aktiivseks. Teen need elemendid, mida ma otsima hakkan, siis muudan aktiivseks, vajutan Enterit. Ja siis ta näitab mulle, et aha, selliseid elemente, millel on raam ja tekst sees, on siin joonises 4 tükki, on ju. Ka näitab, kui klikin peale, võimalik need kõik läbi klikkida ja nüüd, kui ma tahan, siin on võimalik siis ka teha teatud seadistused, include existing blocks, ehk siis panen blokki, include text variations, et kas tahan teksti ka lisada siia. Panen convert. Ja jällegi samamoodi on ju, ma saan siia koostada uue ploki, ma panen töökoht näiteks siia nimetuseks lihtsalt. Ja kui ma tahan, siis ma saan sellele blokile panna juurde ka atribuudi tagid nagu sellega, et ma ei pea need eraldi hakkama tegema. Ja jällegist need kihid, mis siin sees juba on, mul selles failis väga palju kihte rohkem pole, nii ma jätan nad 0 kihile lihtsalt näitlikustamise mõttes. Ja siis, kui ma nüüd teen escape'iga välja lähen sellest selekteeringust, siis ma näin, et iga element on siin siis eraldi seisev plokk. Klikin ta aktiivseks. Block reference. Siis 2025 versiooniga lisandus selline funktsioon nagu viite siis, ma enne teen tegelikult kihid valmis, viitete sidumine kindla kihiga. Ma võtan korra lahti siin layer properties ja lisan siia juurde mõned viited, mõned kihid. Panen siia viited. Ma ei tea, näiteks las ta olla sinine. Ma panen siia mõõdud. Las ta olla siis lilla. Ma kirjutasin selle viited siia valesti, ma korra korrigeerin. Mõõdud ja tekst. Las ta siis olla ka sinine. Ja nüüd, kui ma tahan hakata lisama viidet, siis on olemas selline system variable ehk siis selline vaikimisi seadistus, kui ma trükin sisse mleader layer. Mleader layer on sellise funktsioon ja siis siia ma saan trükkida sisse, millist kihti ma tahan kasutada alati, kui ma hakkan viidet lisama. Ma siis trükin siia sisse lihtsalt viited, sest sellise kihi ma tegin. Kui sa tahad, et ta kasutaks parasjagu aktiivset kihti, siis sa ei pea sellega üldse tegelema, see on lihtsalt use current. Kui ma tahan muuta seda kihti, siis ma panen siia viited. Ja nüüd, kui ma võtan funktsiooni annotate menüüst multileader, tahan siia näiteks viidata midagi. Töökoha number. Siis sa näed, et ta on sinine ja kui sa vaatad selle kihti, siis ta on kihi peal nimega viited. Sama asi on juba varasemalt ka olemas olnud, on näiteks, et kui ma teen dim layer ehk siis mõõtude lisamine, uus kiht, mõõdud, teen selle aktiivseks nii-öelda, dim layer alati, kui ma lisan mõõdu, siis ta kasutab kihti nimega mõõdud. No, see mõõt on selline siin, kui ma teen ta aktiivseks, lähed properties paneeli peale ja näed, et layer siin on mõõdud.
Ja viimase asjana, mis ma siit siin näidata võiks, on siis ka tekstile võimalik seda teha. Text layer. Enter new value ehk siis siit trüki sisse, mis on su kihi nimetus, tekst, enter. Multiline tekst võtan lahti siit näiteks. Ja hakkan trükkima. Siin on pealkiri. Ühesõnaga see tekstid on lihtsalt mu näitlikkuseks, eks ole. Kui ma klikin selle teksti aktiivseks, siis ma näen properties paneeli peal layer kiht on nimega tekst. Nii et see on väga mugav viis, kuidas kasutada siis kihte juba vaikimisi seotuna funktsiooniga. Selline asi. Siis ma tahaks tuua veel esile Autodesk Assistant'i, mis on jälle siis AI teemadest. Siin üleval, kui ma olen AutoCAD 2026 versioonis, selline ikoon Autodesk Assistant. Klikin selle lahti. Tekib mulle kohe selline aken, kus ma saan siis hakata vestlema AI-ga, küsida temalt küsimusi AutoCAD-i toimimise kohta või mõne funktsiooni kohta või et kus asub mõni funktsioon. No näiteks, kui ma tahan koostada blokke, aga ma tegelikult ei mäleta, kuidas see käis, siis ma lihtsalt kirjutan talle sisse how to create blocks. How to create block, enter. Ja siis ta mulle siia vastab. Siin on siis AI poolt pakutud lahendused, vastused sulle. Create block in AutoCAD, learning content, ehk siis siin on video kohe, et ma saan klikkida lahti. Ja annab mulle veebilehe, kus kohas on siis blokkide koostamise kohta 5-minutiline tutorial video. Create a block in AutoCAD, eks ole, siin tulevad lahti kohe need, ma seda hetkel vaatama ei hakka, aga on siit nähtaval. Võib-olla siis see mulle ei sobinudki, võib-olla ma tahtsin midagi muud, ühesõnaga nagu kõik need AI-d töötavad, ta pakub sulle lahendusi ja sa saad ise siis valida, kas see sobis mulle või mitte. Ja selliselt sa võid ta ka siis edasi vestelda, siis küsida täpsustavaid küsimusi ja nii edasi. Et suureks abimeheks, eks ta ennem oli sarnane, nagu oli see help on siiamaani alles, ta kasutab ka helpi töövõimekust, see AI assistant, aga ta on palju lihtsamas vormis kasutatav ja kiiremini leitavad vastused tänu siis selle AI-le. Siis oma esitluses ma näitasin mitu korda, mis on AutoCAD veeb ja siin ma toon ka siis selle sama asja praegu esile. Siin vasakul poolses ülemises osas on mul kohe võimalik võtta kiir juurdepääsu menüült kas open from web and mobile või siis save to web and mobile. Et kui ma näiteks seda sama faili tahaksin veebis kasutada, siis ma võin siit minna save to web and mobile. Enda lihtsalt AutoCAD-i nimega. Ja siis ma liigun veebibrauserisse. Ma kasutan siis Google Chrome'i. Võtan ta siit lahti. Selline ta näeb web.autocad.com. Refreshin ta korraks ära. Ja siin on minu siis failid. Ma olen siia laadinud 2 faili, aga see on see, mis ma praegu siis viimati laadsin ja see on see, mis ma olin juba varem laadinud. Ja ma võtan siit selle sama, kus me ennem otsisime neid elemente, võtan korra selle faili lahti. Fail tuli lahti ja selline ta siit siis välja näeb. Siin üleval on siis funktsioonide riba, siin saab joonestada siis ristküllikud, ringe, kaari, splaine, tavalisi jooni, polujooni, hatche lisada, arraysid koostada ja nii edasi. Siis on siin mõõtmise funktsioonid, dimensions ehk siis measure on ju, märkuste lisamiseks pilvekene ja teksti lisamise osa, viite lisamiseks funktsioon ja siis on redigeerimise asjad ehk siis elementide liigutamine, stretch imine, filleti tegemine ja siis selle chamferi tegemine, kopeerimine, trim and extend, kustutamine, pööramine, scale imine, offset,
elementide kokkuliitmine, match properties ja explode imine. Nii et on piisavalt funktsioone, sellised põhilised, mida saab siin kasutada ja see joonise navigeerimine toimub täpselt samamoodi. Siis ma võtan rippmenüüsid alla, kõik mul kihid on siin nähtavad, aktiivseid kihte saan ära muuta, on ju. Vaadata, mis elemendid, mis kihtidel asuvad. No näiteks, et kui ma trükin siit lahti selle nimetuse korter, eks ole, korter 3, siis ma siit vasakult poolt properties paneeli pealt näen, et tegemist on kihi peal oleva üks korteri number, on ju. Ja kõik temaga seotud siis informatsioon on siin kättesaadav. Ma lähen siit vasakult poolt, siis ma saan siit vaadata uuesti layereid, neid sisse-välja ka lülitada, lukustada ja nii edasi. Ja blokkide teema on siin olemas. Saab sisse tuua blokke, vaadata, mis on olemasolevad blokid, referentsid ja nii edasi. Kõik need snappimine siia toimib samamoodi. Elemente nagu kustutamine ja nii edasi, et päris head võimalused veebis kasutamiseks suht sarnasel moel, nagu me teeme seda ka desktopis. Lisavõimalusena, mis jälle laiendab meie töövoogusid, on siin olemas linnuke, selline funktsioon nimega share. Kui sa klikid share lahti, siis siit saab jagada seda konkreetset faili siis lingi abil. Kas ta on siis view only, et ainult vaatamiseks, või siis edit and save ja copy, ehk siis kui sa jagad lingi välja, siis selle lingiga saab siis kasutada faili selliselt, et teda on võimalik ka redigeerida. Ja siin nagu ütleb, on siis lingil aegumise kuupäeva. Et copy link ja seda saab siis emaili teel või kuidas iganes moodi välja jagada. Ja kui lingile klikkides avanebki automaatselt see sama fail veebis, mis on jällegist väga mugav viis. Ja kui ma olen siin näiteks mingid muudatused teinud või mingid jooni lisanud siia, mingid mõõte siia lisanud, eks ole. Panen siia näiteks ühe peale. Vaatan korra, mis ta measurement on 600, aga siin dim style on natukene selline, et ta väga hästi ei paista, vahetan ta mõõdustiili ära. On siin nähtaval, et kui ma olen mingid muudatused teinud, siis ma saan siit save teha lihtsalt. Save. Ja salvestub siis see veebi uuesti see fail ära. Ja ma liigun korraks tagasi siis omale AutoCAD-i sisse. Kui ma olen tarkvaras, desktop tarkvaras, siis ma näitasin seda nuppu, millega ma saan salvestada veebi, aga sama asja ma saan teha ka siit open from web. Ehk et kui mingid failid asuvad veebis, siis ma saan siit kaudu neid ka kätte, et suhtlus toimub kahepoolselt. Ma siit praegu uut faili avama ei hakka. Et see veeb tõesti on selline hea viis laiendada siis AutoCAD-i töövoogu edasi. Siis hea meel on ka tutvustada seda, et kuna, nagu me alguses rääkisime, AutoCAD ei ole kuskile iganenud tarkvaraks jäänud, vaid see on ikkagi väga-väga laialdaselt kasutuses. Ja paljud teist on juba läbinud koolitusi, paljud teist veel on koolitustele tulemas, et saada ka osavamaks ja targemaks AutoCAD-i tarkvaras, siis mul on hea meel teatada, et on välja tulnud siis AutoCAD-i käsiraamat, mis on eestikeelne ja õpetab siis baastasemel kasutajat võtma AutoCAD-i ja hakata õppima ja meelde tuletama funktsioone, mis võib-olla ühel või teisel moel on meelest läinud. Ja et selline vinge asi on kaante vahele saanud, AutoCAD käsiraamat baasteadmised, ja kui sul on huvi selle vastu, siis võid kindlasti ühendust võtta Arukad süsteemidega või minuga ja on võimalik siis endale see raamat ka soetada. Siin tuleb juttu siis erinevatest teemadest, aga põhiliselt me
ma olen siia kirja pannud siis baastasemel asjad. Ehk et kui keegi, kes ei tunne AutoCAD-i, ei tea selle seadistusi, siis ta võtabki esimesest nii-öelda peatükist lahti ja hakkab aru saama, et okei, millised on üldse formaadid, et DVG on AutoCAD-i põhiformaat, aga mis on alusformaat ehk siis DVT ja nii edasi, siis kuidas selle tööalaga hakata pihta, et kui ma ei tunne tarkvara funktsioone, ei tea, kuidas seadistusi teha, kuidas hiirt kasutada, kuidas navigeerida tarkvaras, siis kõik need asjad on siia baasteadmiste alla siia sisse pandud, seadistused, lintmenüü, koordinaatide üldreeglid, kuidas töötada kinnispunktidega, mis on käsuriba, kuidas elemente selekteerida, joonise salvestamine ja siis edasi juba uus peatükk, mis räägib joonestamisest ja joonestusfunktsioonidest ehk et kuidas siis kasutada konkreetseid funktsioone, milliseid klikke teha, millal enterit vajutada, millal numbrit trükkida ja nii edasi. Et ma olen teinud sellised väiksed harjutused iga funktsiooni juurde ja mida edasi siis need teemad lähevad, seda keerukamaks võib-olla ka, kui nii võib öelda, redigeerimisfunktsioonid Modify paneeli pealt. Ja kui me jõuame siia lõpupoole, siis harjutused 10 ja 11 on siis sellised, mis on läbivad järgmiste peatükkidega. Nii et nende harjutuste põhjal siis me vaatame siin käsiraamatus kihte, erinevaid funktsioone nimega Quick Select, Match Properties, elementide nii-öelda siis parameetrite muutmist ja siis omaduste nii-öelda ühtlustamist, plokkelementide koostamist, oma joonestiili koostamist, kuidas tegeleda mõõtudega, kuidas on tekstid, viited, kuidas nende seadistused paika panna ja nii edasi. Et üsna laialt võetavad teemad, aga samas ka mitte nagu liiga keerulisel tasemel, vaid piisava tasemega, et aru saada, kuidas tarkvara töötab ning seda kasutusele võtta ja hakata siis oma tööd seda kasutama. Ja siis 160 leheküljele sellised teadmised kokku pandud ja loodetavasti see saab siis heakskiidu siin kõikide kasutajate poolt ja on abiks AutoCAD tarkvara kasutuselevõtul. Et selline info veel siia lõppu, siis AutoCAD käsiraamat kõigile kättesaadav, võtke ühendust selleks, et seda soetada ja kasutama hakata. Mina olin siis, nagu alguses mainisin, ka Eva Lomp, tarkvara konsultant, minu email eva.lomp@arucad.ee või siis võtke ühendust otse AruCAD süsteemidega info@arucad.ee. Uurige meie koolituskalendrit, nii AutoCAD koolitused algtasemel, baastasemel kui ka siis edasijõudnute tasemel on kalendrites kirjas arucad.ee/koolitused ja tulge koolitusele. Saate teada nii-öelda baastaseme asju, aga ka küsida spetsiifilisemaid küsimusi selleks, et oma töös efektiivsemalt tarkvara kasutada. Nii et aitäh kõigile ja peatse kohtumiseni!